Kas Ameerika suudab enam üldse oma vaenlasi võita? Iraan on pidanud Ameerika Ühendriikidega sõda juba 47 aastat, ähvardades läänt ja oma naabreid terrorirakettide ning jätkuva tuumarelvade arendamise projektiga. Aga on neid, kes väidavad, et maailma suurim võim on abitu Iraani ja selle terroristlike käsilaste alistamisel, sest ameeriklased ei suuda taluda ei nafta hinnatõusu ega isegi minimaalseid inimkaotusi. Järgmisena saates Think Twice me analüüsime Iraani vastast sõda ja jõupingutusi takistada president Donald Trumpi Ameerika huvide kaitsmisel Lähis-Idas koos Jonathan Shanzeriga Demokraatia Kaitsefondist. Tere tulemast saatesse Think Twice. Ameerika Ühendriikide ees seisab 3 küsimust olukorras, kus Iraan jätkab vastupanu katsetele sundida teda loobuma oma tuumaprogrammist, samuti oma rakettidest ja riiklikust terrorismi toetamisest. Üks küsimus on, kas president Donald Trump kavatseb jätkata võitlust Iraani vastu, hoolimata poliitilistest ja diplomaatilistest kuludest, mis kaasnevad kampaaniaga, mille ta alustas koos Iisraeliga 28. veebruaril. Teine küsimus on, kas ta tõesti usub, et diplomaatia suudab tema eesmärke Lähis-Idas saavutada, või kas ta mõistab seda. Sellised omavolilised tegutsejad nagu Teherani islamistlik režiim ja selle terroristlikud käsilased ei loobu kunagi oma sõjast Lääne, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu. Ja neid ei saa veenda ega ära osta, et nad seda teeksid. Ja kolmas küsimus on, kas Ühendriikidel on üldse võimalik sellises konfliktis vaenlase üle võitu saavutada, kus nad saavad kasutada asümmeetrilise sõjapidamise taktikat, et tekitada Ühendriikidele rohkem kahju, sõltumata sellest, kui palju kahju neile endile tehakse. Et proovida neile küsimustele vastata ning analüüsida olukorda kogu Lähis-Idas, on meil hea meel taas tervitada meiega ühe sellel ja muudel teemadel kõige väärtuslikuma allika tegevdirektorit. Jonathan Shanzer on Demokraatia Kaitsefondi tegevdirektor. Varem töötas ta terrorismi rahastamise analüütikuna USA rahandusministeeriumis. Ta on palju kirjutanud Lähis-Idast ja USA riiklikust julgeolekust ning on FTD Morning Brief saatejuht ja esineb sageli ka televisioonis. Tema viimane raamat oli 2021 aasta Gaza Conflict 2021 Hamas, Israel and 11 Days of War. Tema teised raamatud on 2013 aasta State of Failure, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas and the Unmaking of the Palestinian State. 2008 aasta Hamas versus Fatah, võitlus Palestiina pärast. Ja 2004 aasta Al-Qaeda armeed, Lähis-Ida sidusgrupid ja terrori järgmine põlvkond. Jonathan Shanzer, tere tulemast tagasi saatesse Think Twice. Aitäh, Jonathan, hea siin olla. Jonathan, suur tänu, et täna meiega liitusid. Ma tahaksin alustada sellest, mis minu arvates on Ameerika Ühendriikide jaoks Lähis-Ida puhul kõige põhilisem küsimus. Kas poliitilised ja diplomaatilised kulud sõja pidamisel Ameerika tõelise vaenlase vastu, kes on sellele peaaegu pool sajandit sõda pidanud, nimelt Iraani vastu, on isegi kelledegi nagu president Donald Trump liiga kõrged, et proovida neid edasi võita? Vastus on jah, kuid ma arvan, et nende raskuste põhjused tuleb siin lahti seletada. Viimaste kuude jooksul on mind enim üllatanud piirangud, mis Ameerika Ühendriikidel on selle režiimi vastu võitlemisel olnud. Rangelt sõjalisest vaatenurgast. Mida ma selle all mõtlen, on USA juhitud maailmakord. Reeglitel põhinev rahvusvaheline kord, mille me lõime pärast teist maailmasõda, et püüda tulevikus ära hoida katastroofilisi sõdu. Need reeglid näivad Ameerika Ühendriikidel käsi siduvat ja ma ei usu, et see on lihtsalt selle sõja tulemus. Kui vaadata tagasi kõigile sõdadele, mida me oleme pidanud pärast teist maailmasõda, siis tegelikult pole ükski neist toonud kaasa selget võitu. Me pole tegelikult näinud ühtegi riiki Ameerika Ühendriikidele alistumas pärast jaapanlasi teises maailmasõjas. Teisisõnu, me võitjame väiksemate jõududega viiki, kuna me ei suuda neile rohkem karistust anda ega neid alistuma sundida.
meie reeglid on meid sellesse lõksu pannud. Lisaks sellele arvan ma, et meil on võib-olla ka viimaste sõdade, mis pole just eriti edukad olnud tagajärjed. Mõtleme Iraagile või Afganistanile ja hirmudele, mis meil on režiimi muutuse ees. See on Washingtonis muutunud mustaks sõnaks. Me ei tohiks seda teha, eks. Ja isegi kui me hakkame rääkima selle režiimi kukutamisest, sa kuuled pahameele hüüdeid nii vasakult kui paremalt. Isolationistid mõlemal pool poliitilist spektrit. Osa sellest on muidugi Iraagi sõjast tingitud pohmell. Täpselt nii. Aga mis siin on nii huvitav ja ma arvan, et see on tõesti oluline välja tuua, on see, et üks põhjusi, miks me sattusime Iraagis rappa, oli see, et iraanlased olid loonud miilitsad, et meid sihtida, mis muutis meie jaoks sinna jäämise vastumeelseks. Ja me raiskasime verd ja varandust Iraagis, rääkimata Afganistanist, kus iraanlased samuti meie vastu võitlesid. Nii et siin on meil võimalus hävitada režiim, mis takistas meid nendes kahes kohas ja põhjustas need kaks ummikseisu. Ja ometi viitavad sõjavastased just neile ummikseisudele kui põhjustele, miks me ei peaks võitlema. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulate meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun vajutage INS-i juures meeldib ja või tellige kanal, klõpsake teavituste saamiseks kellukest ning andke meile häid hinnanguid. Lisaks Think Twice'ile on olemas ka taskuhääling nimega Jonathan Tobin Daily, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiate nimega Jonathan Tobin Daily GNS'i kanalilt kõikjal, kus te oma taskuhäälinguid kuulate. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Ja see on väga asjakohane tähelepanek. Nii et ma pean küsima, kas maailmas või reeglites on siis midagi valesti. Ma mõtlen, ilmselgelt sa tead, teise maailmasõja järgset korda soovis ja vajas lääs. Ja saavutati palju, sealhulgas Euroopa ülesehitamine ja Euroopa kodusõdade lõpp, nagu neid kahte maailmasõda nimetatakse, mida mõnes mõttes ka nii peetakse. Palju muid asju, aga kas me peame proovima neid reegleid parandada või muuta, või oleme me nendega lihtsalt lõksus? No vaadake, ma arvan, et mitmel moel saab olema väga raske neist lahti saada. Ja ma tõesti arvan, et sellega on palju saavutatud. Teate selle reeglitel põhineva maailmakorraga. Ma mõtlen, kui mõelda sellele Ameerika sajandile, nagu me seda nimetame, ja rikkusele, jõukusele, haridusele, tervisele, toidujulgeolekule, kõik need asjad, mida ma arvan, et see ajastu on loonud, see mina. Mul on raske leida ajaloos paralleeli, kus üks riik oleks nii palju teinud ülejäänud maailma toetamiseks. Aga samal ajal arvan ma, et me siseneme uude ajastusse. See on olnud, ma arvan, et me kõik võime tunnistada, see on olnud. Viimased 6 aastat on olnud lihtsalt täielik segadus. Alates Covidist, kuni Venemaa sissetungini Ukrainasse, kuni 7. oktoobri sündmusteni, kuni 2 Iraani sõjani ja nüüd tehisintellekti tulekuni, mis ähvardab kõik pea peale pöörata. See tõstatab, ma arvan, küsimuse, kas me peaksime uuesti üle vaatama. Nüüd, kui ma vaatan näiteks Euroopat, siis ma vaatan selliseid riike nagu Saksamaa, kellelt me oleme palunud mitte sõdida. Me oleme sõna otseses mõttes palunud. Ja prantslastelt ning paljudelt teistelt Euroopa riikidelt, ma arvan, et nad on oodanud, et meie kanname selle koorma. See ei ole enam nii. Nii et me tegelikult juba räägime maailmakorra ümberpööramisest, mille me mingil määral ise lõime. Aga ma arvan, et nüüd ma mõtlen tõesti sõja enda reeglitele. Ja ma arvan, et just siin, ma kujutan ette, et see oleks väga vastuoluline. Et me näeme praegu, kuidas Ameerika Ühendriigid on raskustes, sest me ei taha saata maavägesid Iraani. Me ei taha meie vägesid sinna sohu kinni jätta. Aga meil ei ole relvi, millega hävitada Iraani poolt rajatud raketilinnu. Pickaxe Mountain, mis võib olla järgmine suur tuumaräätis. Seda ei saa tabada tavarelvadega. Kas see jätabki meile ainult ühe valiku? Kas lahkuda või kasutada taktikalist tuumarelva? Tundub, et meil on siin probleem, eks? Kui meie käed on seotud, oleme meie tugevam pool ja õigus on meie poolel. Aga ometi ei saa me võtta vajalikke meetmeid võitmiseks, sest teame järgima reegleid, mille me ise lõime. Võib-olla on aeg need reeglid ümber vaadata. Jah, ma arvan ka nii.
praegu me ei tea kindlalt, mida president Trump järgmisena teeb. Ma pole kindel, kas temagi teab seda. Aga ma arvan, et sama oluline küsimus on see, kas ta ise seda tegelikult usub. Kas Iraani või tema terroristlikke käsilasi Liibanonis ja Gazas saab tõesti veenda või ära osta, nagu Obama ja Bideni administratsioon arvas, et on võimalik. Või nagu mõned tema administratsioonis, näiteks tema eriesindaja Seb Witkoff, nõunik ja väimees Jared Kushner ning võib-olla ka asepresident J.D. Vance võivad selle Obama-Bideni lähenemisega nõustuda. Või nagu ta on mõnikord palju mõistlikumalt öelnud, vähemalt mõnel korral, et see uskumus on täiesti ulmeline. Mis seal toimub? Noh, tead, ma arvan, las ma kõigepealt alustan sellega, et ma arvan, Iraani ja selle käsilaste ideoloogiad, see režiim ja selle käsilased on samuti osa samast sõlmest, mida me püüame lahti harutada. See puudutab reeglite põhist maailmakorda. Kui sa tegeled riikide või terroristlike rühmitustega, kes otsivad märtrisurma, ratsionaalsel tasandil pole võimalik neid lüüa. Teisisõnu, nende sõjaväed võivad olla hävitatud, kuid nad jätkavad siiski võitlust. Ja just seda oleme aastate jooksul näinud. On olemas visadus, keeldumine alla anda, mida mõned võivad pidada imetlusväärseks, kuid see ei too kindlasti piirkonda rahu, kui oled lüüa saanud. Tead, ma arvan, et ootus on, et sa tunnistad seda, aga džihadistide puhul see nii ei ole. Ja see on endiselt suur probleem. Ma arvan, et eriti iraanlaste nõusse saamine alistumiseks tundub üsna ulmeline mõte. See pole lihtsalt teostatav. Nad on siiski võidetavad. Ma arvan, et nad saab hävitada. Neid saab veelgi nõrgestada sõjalise jõuga. Koos diplomaatilise isoleerimise, majandussõja ja teiste taktikatega. Ma mõtlen, et me pole üldse osalenud psühholoogilises sõjas ega infooperatsioonides, mida ma arvan, et nemad on meie vastu pidanud. Ma arvan, et see on ka meie jaoks suur probleem. Ja see on osa sellest samast reeglitel põhinevast maailmakorrast, mis, nagu sa tead, seob endiselt meie käsi. Mis puudutab aga küsimusi Hezbollah ja Hamasi kohta, ma jälgin protsessi mõlemas piirkonnas, Gazas ja Liibanonis, kus poliitiline surve osaliselt Ameerika Ühendriikide, aga ka mitmepoolsete institutsioonide poolt soodustatud sõda, rahunõukogu ja lihtsalt vaadates, kuidas USA ja Iisrael teevad koostööd Liibanoniga, saad tunde, et diplomaatilised lahendused võivad olla võimalikud. Nüüd, ma ei hakka nende peale panustama. Ma arvan, et see oleks ette kaotatud panus, sest me teame, et need terroristlikud organisatsioonid on kaldu võitlema lõpuni. Aga mõlemad on praegu haaratud huvitavatesse diplomaatilistesse protsessidesse, mis võivad siiski viia nende hukuni. Ja ühele neist nad osaliselt ka ise nõustusid ja seda on põnev jälgida. Ja ma tahan küsida, ma küsin hiljem eraldi nii Hamasi kui ka Hezbollah kohta, aga me tuleme selle juurde tagasi. Aga lubage mul natuke sügavamale minna teemasse, mida me juba puudutasime. Ja nende küsimuste keskmes on välispoliitika ringkondades levinud arusaam, et Ameerika Ühendriigid ei saa lihtsalt võita asümmeetrilist konflikti Iraani vastu. Nad ütlevad, ja ma arvan, et selles on omajagu tõtt, et Iraani võime konflikti eskaleerida ja põhjustada valu Ameerika Ühendriikidele ning nende liitlastele on palju suurem kui kahju, mida saab teha Iraanile endale. Ja ma arvan, et küsimus on selles, kas neil on selles tegelikult õigus. Ja ma arvan, et see on osaliselt tahte küsimus, see on osaliselt ka poliitiliste jõudude surve küsimus, kui oleme sõjaolukorras survestades Trumpi sõjast loobuma. Aga lõpuks on see huvitav küsimus. Kui reeglites ei toimu mingit muudatust, siis võib Iraan lihtsalt lõputult takistada Ameerika Ühendriike ja oodata, kuni poliitiline surve kukutab võimul oleva isiku, antud juhul president Trumpi, ning sunnib teda alla andma. Jah, sa oled millelegi pihta saanud ja sul on täiesti õigus, et iraanlased on leidnud mõjuvõimu. Aga mida ma arvan, et me peame mõistma, on see, kuidas nad selle mõjuvõimu said. Ja tegelikult on minu arvates 2, võib-olla 3 viisi, millele me saame osutada ja need on väärt lahti seletamist. Esimene on laskemoon. Meie kaitselaskemoon on ilmselt jõudnud kriitiliselt madalale tasemele.
nüüd on inimesi, kes ütlevad, et see on tead lekete tõttu ja me ei peaks sellest rääkima, sellest pole midagi salajast. absoluutselt mitte. Ma mõtlen, me oleme sellest rääkinud aastaid, tegelikult alates sellest, kui sõda Ukrainas algas. Täpselt nii. Ja see on kaitsetööstuse tootmisbaasi probleem. Ja kui iraanlased hakkasid tulistama 100 000 droone, juhitavaid rakette ja reaktiivrakette, see sundis meid kulutama väärtuslikke ja üsna haruldasi õhutõrjemoona, et kaitsta Saudi Araabia, Bahreini, Jordaania, Araabia Ühendemiraatide ja teiste riikide õhuruumi. See jätkub ja see ei hõlma isegi iisraellasi. See ei hõlma meie baase ega teisi kohti nagu Jordaania, rääkimata meie merelaevadest ja sõjalaevadest, mis on kogu piirkonnas välja saadetud. Pidime üsna palju kulutama. Ja iraanlased, ma arvan, hakkasid mõistma, et neil oli rohkem, mida meie pihta tulistada, kui meil oli kaitseks. Nüüd on iisraellased, ma arvan, süsteemi veidi häkkinud. Selgub, et raudkuppel töötab nii ballistiliste rakettide kui ka lühimaa rakettide vastu. See on suurepärane uudis, aga ikkagi ei ole neid asju lõputult. Need on väga keerulised relvad, mille ehitamiseks on vaja tohutult ressursse. Ja me räägime haruldastest muldmetallidest, mikrokiipidest ja muudest asjadest, mida tuleb kasutada, ja neid on alati vähe. Teine asi, mida iraanlased tegid, oli muidugi Hormuzi väina sulgemine. Ja see tekitas siin Ameerika Ühendriikides kriisi. See tõstis nafta hinda ja põhjustas naftapuuduse piirkondades, mis sõltuvad tugevalt Hormuzi väinast. Meil siin pole see nii suur probleem, kuna oleme iseseisvad naftatootjad, kuid teiste riikide liitlased said sellest tugevalt mõjutatud. Ja muidugi on nafta börsikaup, mis tähendab, et selle hind on seotud dollariga ja see jääb samaks ükskõik kuhu sa maailmas lähed. Nii et nad suutsid seda kõike teha ja siis nende kahe asja kombinatsioon avaldas Donald Trumpile enne vahevalimisi tugevat survet. Ja me kõik teame seda. Me teame Donald Trumpi poliitilist arvestust. Tead küll, ta peab end jõukuse presidendiks. Ta ei taha, et nafta hind tõuseks ja ta tahab olla võimeline kaitsma Ameerika sõdureid. Nad tabasid ta ära. Ma arvan, et nad on ta käed üsna tugevalt kinni sidunud. Ja jah, nad peavad asümmeetrilist sõda. Neil on meie ees eelis. See ei tähenda, et see jääbki nii igaveseks. See tähendab, et praegu on nemad vastulöögi andnud. Ja kui sa lähed areenile, saad sa löögi näkku. Meil on löök näkku antud. Nüüd on küsimus selles, mis on meie strateegia, kui me kohaneme sellega, mida iraanlased on teinud. Me näeme, kuidas nad on eelise saavutanud. Kas me suudame kiiresti kohaneda, selle eelise neilt ära võtta ja end taas maksma panna? See ongi suur küsimus ja ma arvan, et palju sõltub siin Pentagoni tippjuhtkonnast ja sellest, millega nad tegelevad, kuidas me võiksime režiimi üllatada. Lõppude lõpuks oleme me ikkagi suur riik. Ma tahaksin näha, et me ka käituksime nii. Jah, eks näis ja loomulikult käib palju vaidlusi Trumpi üle. Trumpi toetajad ütlevad, et ära usu märke, et ta loobub või oota vahevalimisteni. Kas sa oled selles osas optimistlik? Või tead, sest erinevatel aegadel tundub tõesti, et Witkoff, Kushner ja Vance on administratsioonis ülekaalu saavutanud. Ma arvan küll. Ja tundub, et Marco Rubio on praegu üsna üksi selle administratsiooni sõjakama joonega kõrge ametnikuna. Ma arvan, et mõistlik on tegelikult parem sõna kui sõjakas. Ma kipun arvama, et need on üks ja sama, aga jah. Aga ma arvan, et presidendil on vaja teist strateegiat ja ma võin öelda, et ta toetub pidevalt sellele relvarahu ideele. Mingisugusele õiglasemale kokkuleppele Islami Vabariigiga, mis muudaks olukorra Hormuzi väinas ja kogu piirkonnas taas korda. Ma ei usu, et režiim oleks sellest huvitatud. Ma arvan, et see on läbikukkunud strateegia. Miks nad peaksidki olema? Õige. Ma mõtlen, et esiteks, nad on meie peale vihased, sest me lõime nende tuumaprogrammi rivist välja ja kõrvaldasime palju nende tippjuhte ning suure osa nende sõjalistest võimetest. Ma mõtlen, me oleme selle sõjaga lihtsalt pühkinud minema rohkem kui aasta jagu nende SKT-d. Nii et loomulikult on neil kana kitkuda ja nad ei pruugi tahta meid nii kergelt pääseda lasta. Nii et mõte, et me toetume Pakistani, Katari või Saudi Araabia vahendatud võitluspausile, ei tundu mulle eriti mõistlik. Nüüd, kui sa tahad öelda, et me jätkame nende lühikeste relvarahudega, et nafta saaks Hormuzi väina kaudu liikuda ja me kasutaksime vähem tõrjerakette,
Olgu, see ei ole pikaajaline strateegia, see on taktikaline lähenemine probleemile, mis vajab endiselt lahendamist. Aga ma ütlen, et J.D. Vance'i või Witkoffi lähenemine, kus lihtsalt aktsepteeritakse seda, mida Saudi Araabia või Pakistan meile annab ja lepitakse halvasti kirjutatud ning halvasti läbimõeldud vastastikuse mõistmise memorandumis kaotusega, ei ole minu jaoks mõistlik. Me peame endiselt välja mõtlema, kuidas oma positsiooni piirkonnas taastada. Meil on endiselt piirkondlik kord, mida peame kujundama. Kui me selles sõjas võidame, kui leiame viisi, kuidas võitu välja kuulutada, ma näen tulevikus tohutuid võimalusi. Ma arvan, et meil saab olema energeetiline ülemvõim Lähis-Idas. Me loome uue koridori, mida tuntakse kui IMEC-koridor. India Lähis-Ida energiakoridor, mis ühendaks India Pärsia lahega ning sealt Iisraeli kaudu Kreeka ja Küprosega. Sellest võivad sündida väga positiivsed asjad, lisaks sellele, et režiim ei saa enam tuumavõimekust saavutada ega ähvardada kõiki oma naabreid prokside kaudu. Kõik need asjad on Ameerika Ühendriikide ja meie positsiooni jaoks maailmas üliolulised. Ja taas Kiruga kokku pandud dokumentidele tuginemine, mis püüavad tugevdada väga nõrka relvarahu, mis ei ole Ameerika Ühendriikidele kasulik, ei ole lihtsalt õige tee edasi. Me peame välja mõtlema, mida rünnata. Olgu selleks siis kõrged juhid, olulised sõjalised sihtmärgid või mis iganes. Me peame režiimile andma laastava löögi. Ainus väljapääs sellest olukorrast on sellest läbi minna. Jah, ma olen nõus. Ja see mõte, et kaotus, isegi kui see on lühiajaline, oleks Trumpile ja vabariiklastele hea poliitiline strateegia vahevalimistel võitmiseks, on hullumeelsus. Tead, ma arvan, et kaotatud sõda on palju ebapopulaarsem kui ebapopulaarne sõda, mis veel kestab. Nüüd pöördume korraks Liibanoni ja Iisraeli konflikti poole, Hezbollahga, mida iraanlased on püüdnud siduda igasuguse kokkuleppega Hormusi väina või tuumaküsimuse osas. Kas te arvate, et on mingigi võimalus, et Liibanoni valitsus suudab tõepoolest vabaneda või relvitustada Iraani käsilase rühmituse, isegi kui Iisraeli surve jätkub, või oleme me lihtsalt määratud seda draamat lõputult uuesti nägema? Teate, ma olen selle praeguse poliitilise protsessi suhtes veidi optimistlikum. Ja ma ütlen seda väikese ettevaatlikkusega, sest me oleme seda filmi varem näinud, eks? Ja me teame, kuidas see lõpeb. Teate küll, see on natuke nagu Lucy, kes Charlie Brownil palli eest ära tõmbab. Me teate küll, toetume LAF-ile, toetume rahvusvahelisele kogukonnale, et proovida seda asja lahendada. Ma mõtlen ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1701, eks? See pidi olema see, mis selle lahendab, aga tegelikult ei lahendanud, nagu ka varasemad selle sama sõja kordused, mis on Liibanonis kestnud alates 1970-ndatest. Aga ma ütlen, et mis siin erinev on asjaolud. See Piipri operatsioon aastast 2025 või 2024. Pigem, mis tappis nii paljud neist tippkomandöridest, millele järgnesid raadiosaatja operatsioonid, mis tapsid veelgi rohkem. Millele järgnes Hezbollah kauaaegse juhi Hassan Nasrallahi likvideerimine. Ja siis Hezbollah sõjaliste võimete järk-järguline vähenemine aja jooksul. Tänu Ameerika vahendatud kokkuleppele Liibanoni ja Iisraeli vahel. Iisraelased jätkasid Hezbollah sihtmärkide tuvastamist, küsisid põhimõtteliselt, kas Liibanoni relvajõud on valmis sekkuma. Liibanoni relvajõud keeldusid järjekindlalt, kuid andsid siis Iisraelile õiguse Hezbollah objekte koordineeritult rünnata. Teisisõnu, aja jooksul jäi mulje, nagu liibanonlased kutsuksid iisraellaste toetuseks õhulööke. Ja kui sa nüüd räägid Iisraeli ametnikega, nagu ma olen kindel, et sa teed, siis kuuled, et Hezbollah võimekus on vähenenud umbes 75% võrra. Ja see ei ole tühine. Sest kui see sõda algas, ma mäletan, et see oli ilmselt asi, mis mind pärast 7. oktoobrit kõige rohkem öösiti üleval hoidis. See ei olnud Hamas, see ei olnud ükski muu käsilasrühmitus. Me kuulsime alati, et Hezbollahil on olemas sõjalised võimed ja jõud. Neid peeti lihtsalt võitmatuteks. Et see tohutu, teate küll, viimane tagatis, mille Iraan oli Iisraeli kohal rippuma pannud. See on täpselt õige. Ma olen alati kuulnud, et neil oli sõjaline jõud, mis oli võrreldav keskmise suurusega Euroopa armeega. Nii et kujuta ette, et iisraelased peaksid minema sõtta Tšehhi Vabariigiga või mõne muu sarnaselt arenenud sõjaväega. See oligi see, mille eest inimesed hoiatada püüdsid. Ja nagu selgus, siis iisraellased kulutamissõja kaudu suutsid hävitada
75% nende võimekusest. Nüüd on käimas poliitiline protsess, kus Liibanoni president kutsub üles Hezbollah relvitustamisele. Tal on Ameerika Ühendriikide toetus, aga ka itaallased, prantslased ja britid toetavad seda eri viisil. Liibanoni rahvas on üha enam veendunud, et need sõjad toovad riigile ainult õnnetusi. Ja on tunne, et olukord hakkab mingil moel muutuma. Eriti kuna Islamivabariik, Hezbollah patroon, kaotab selles sõjas Ameerika Ühendriikidega järjest rohkem võimu. Nii et olukord tundub kindlam kui kunagi varem. Aga vaadake, ma arvan, et üks asi, mida me kõik peame siin tunnistama, on see, et Liibanoni relvajõud, neil palutakse praegu täita need pilootpiirkonnad, mille iisraelased justkui puhastavad. Ja siis peaks Liibanoni relvajõud sekkuma ja selle tühimiku täitma. Liibanoni relvajõud, nad on ikka naljanumbrid, ma mõtlen tõesti. Mitte Liibanon ei ole tegelikult ikka veel päris riik. Ei ole, eks. Ma mõtlen, neil on $200 miljardi suurune võlg, sõjavägi, mis ei toimi, ja usuline lõhe, mis kisub selle riigi poliitikat jätkuvalt lõhki. Nad vajavad rohkem stabiilsust. Ja ma ei tea, kas nad selle saavad, aga ma ütlen nii, ja seda kuuleb kogu aeg. Seda kuuleb USAs, seda kuuleb liibanonlastelt, seda kuuleb iisraellastelt. See on kord põlvkonna jooksul avanev võimalus. Me pole kunagi näinud, et Hezbollah oleks nii nõrk ja me pole kunagi näinud võimalust Lähis-Ida kaarti ümber joonistada nii, nagu meil praegu potentsiaalselt võimalik on. Praegu. Nõrgenenud Hamasi, nõrgenenud Iraani ja kukutatud Süüria režiimiga. Teisisõnu, kogu see Lähis-Ida korraldus, mille Iraan oli üles ehitanud, laguneb kiiresti. Ja see annab Iisraelile, Ameerika Ühendriikidele ja võib-olla mõnele mõõdukale Lähis-Ida riigile võimaluse asju parandada. See ei tähenda, et kõik saab olema täiuslik, kuid on võimalik luua parem süsteem kui see, mis meil varem oli. Ja, räägime nüüd Gazast. Trumpi eelmise nädala avaldus tema plaanist jätkata oma rahuplaani jõupingutustega Hamasi relvitustamiseks Gazas, mis on seotud Iisraeli taganemisega nendelt Gaza sektori aladelt, mida ta kontrollib. Ma ei arva, et kõige olulisem küsimus selle juures on, kas see töötab. Sest ma tõsiselt kahtlen, et keegi seda tegelikult usub. Rahvusvaheline jõud, mida selle elluviimiseks kaalutakse, suudab või hakkab sundima Hamasi relvitustuma. Sest me teame, et see pole võimalik ega juhtu. Ja ainult Iisrael suudab seda teha. Nii et küsimus on selles, miks Ameerika Ühendriigid teesklevad, et see on võimalik ja püüavad saada Iisraeli, tead küll, vastumeelset nõusolekut sellele. Mis siin tegelikult toimub? Jah, see on huvitav küsimus. Ma arvan, et see, jällegi, vaadates, kuidas Hamas on järjekindlalt tagasi tõrjutud, on siin oluline kontekst. Oli aeg ilmselgelt umbes 7. oktoobri paiku ja kuudel pärast seda, tegelikult mõtlen esimesel teisel aastal pärast seda, Hamas hoidis kogu Gaza sektori üle kontrolli, isegi kui iisraelased võitlesid. Ma mõtlen, nad võitlesid, siis taandusid ja siis Hamas võttis territooriumi uuesti enda kätte. Ja see tundus lihtsalt nagu sa üritaksid põrandat kuivatada, mis on üle ujutatud. Pole lihtsalt võimalik seda kõike ära kuivatada. Aga mingil hetkel hakkas olukord muutuma. Ja sa kuulsid, kuidas iisraellased tulid välja ja ütlesid, et on olemas niinimetatud kollane tsoon ning et alguses kontrollisid nad umbes 30% Gaza sektorist. Siis kontrollisid iisraellased 40%. Täna nad kontrollivad peaaegu 70% Gaza sektorist. See tähendab, et Hamas on surutud väikesesse enklaavi, mis piirneb Vahemerega, eks? Nii et nad on sõna otseses mõttes surutud mere äärde. Kontrollides 30% Gaza sektorist. Iisraelased on selle sõja käiku muutnud. Nüüd ma ei tea, mis juhtub, kui iisraelased otsustavad homme taanduda. Aga Hamas on endiselt väga sügavale sisse kaevunud selles 30% suuruses alas. Ja nad värbavad. Ja kui ma ütlen sisse kaevunud, siis see ei ole metafoor. Me räägime tunnelisüsteemist, mis on endiselt olemas. Sõjalistest rajatistest. Üks maa all ja üks maa peal. Ja nad üritavad valmistuda uueks sõjaringiks Iisraeliga, kasutades lõhkemata Iisraeli lõhkekehi ning püüdes neid ümber ehitada rakettideks ja reaktiivmürskudeks, mida nad võiksid proovida Iisraeli pihta tulistada. Aga iisraelased jätkavad nendega võitlemist regulaarselt. Ja sa näed, et ükski Hamasi tippjuhtidest ei püsi selles maailmas kaua. See on nagu olla trummar sellest filmist Spinal Tap, eks. Kui oled Spinal Tapi trummar, siis sa ei ela eriti kaua.
see on sama asi, kui oled Hamasi tippjuht, sa ei püsi selles maailmas kaua ja seetõttu on tunne, et iisraellastel on endiselt see eelis olemas. Ja just selles kontekstis on rahunõukogu välja tulnud ja öelnud, me palume teil nüüd relvad maha panna. Nüüd rahunõukogu inimeste sõnul Hamas on sellega põhimõtteliselt nõustunud. Hamas ise ja kõik tema erijuhtimiskeskused Türgis, Kataris, Iraanis, Gazas endas, nad lükkavad tagasi selle mõtte, et nad oleksid valmis alla andma. Aga las ma ütlen nii, kuni iisraellased jätkavad. Ma mõtlen, nad ei võta jalga gaasipedaalilt. Ma arvan, et see on nii. Ja nende peale avaldatakse suurt survet, et nad just seda teeksid. Õige. Ja ma arvan, et see ongi asi. Iisraellased, kui nad on sellest sõjast midagi õppinud, siis seda, et ei tohi võitlemist lõpetada, eks. Neid süüdistati pidevalt. Ma mõtlen, iisraellasi laimati kogu aeg, eks. Selle eest, teate küll, räägiti genotsiidist, näljahädast ja sõjakuritegudest. Ja kogu selle eesmärk oligi sundida iisraellasi võitlemist lõpetama. Aga nad pole seda teinud. Ja kuna nad pole võitlust lõpetanud ning jätkavad iga päev visalt Hamasi sihtimist, nad on tegelikult surunud Hamasi vaid 30% Gaza sektorist. Siin on õppetund. Nii et ükskõik, mis Iisraeli vaatenurgast juhtub ja ma arvan, et praegune valitsus on juba sellele järeldusele jõudnud. Väljapääsu pole. Tuleb lihtsalt edasi suruda. Ja muide, see ongi õppetund. See on õppetund Trumpile ja Iraanile. See on õppetund iisraellastele Liibanonis. See on õppetund ka iisraellastele Gazas, et need vaenlased tuleb alistada. Nad tuleb maha suruda. See on kannatlikkuse küsimus. See on küsimus selles, kas suudad sellele konfliktile pikaajaliselt läheneda ega lase end mõjutada sotsiaalmeedia kiiretest arvamustest ja taskuhäälingu tegijatest, kes sind laimavad. See tähendab tegutsemist oma riiklike huvide nimel, et vaenlased alistada. Ja see, ma arvan, see on siin kõigile õppetund, võib-olla saab see peagi olema õppetund ka Saudi Araabiale, kellest kuuleme, nad võivad peagi olla sunnitud Jeemenis hutiitega vastamisi minema. Sama asi, eks? Ma mõtlen, nad andsid sellele järele juba siis, kui pidid lõpetama sõja hutiitega, sest Ameerika Ühendriigid võtsid oma toetuse ära. Muide, võib väita, et iisraellased on korduvalt pidanud aja jooksul võitluse lõpetama. Olgu see siis Hamasi või Hezbollah vastu, rahvusvahelise surve ja meediasurve tõttu. Need on asjad, mille pead tänapäeval kuidagi kõrvale jätma, vastasel juhul ei lõpeta sa kunagi sõda. Õige. Kui me nüüd piirkonda vaatame, siis üks peamisi tegijaid, kes näib olevat end Trumpi soosingusse pugenud, on Türgi president Erdogan, kes näib olevat presidenti mingil hetkel veennud sõja taasalustamisest loobuma. Mis on tema eesmärgid? Ja kas Türgi mõju Ameerika poliitikale on hävitav jõud, millele tuleks vastu seista? Või on Türgi Ameerika Ühendriikide jaoks NATO liikmena endiselt nii strateegiliselt oluline, et Trumpil on õigus Ankarat toetada? Kuule, ma ütlen sulle, Jonathan, ma kuulen kogu aeg inimesi ütlemas, et türklased on liiga suured, et läbi kukkuda, et me ei saa, tead küll, me ei saa neid võõrandada, me ei saa nende vastu töötada. Mina näen seda teisiti. Kunagi oli aeg, kui Türgi Vabariik oli kindel Ameerika liitlane, demokraatia, üks, kes üldiselt jagas demokraatia. Üldiselt jagasid meie maailmavaadet. Ma ei taha öelda, et see oli täiuslik kooskõla, aga liitlaste seas on see harva nii. Aga kuskil 2010. 2011 aasta paiku hakkasime me tõesti nägema Erdogani valitsuse suunamuutust. Siinkohal tuleks lihtsalt märkida, et Erdogan on olnud võimul alates, mis see nüüd oligi, 2002 aastast. Nii et see mees on praeguseks diktaator, eluaegne diktaator Türgis. Nii et demokraatia on täielikult hävitatud. Ta on täielikult hävitanud meedia, kohtusüsteemi, armee. Ma mõtlen, nimeta ükskõik milline oluline institutsioon, mis kunagi tegi Türgis demokraatia. Neid enam ei ole. Ja lisaks sellele on türklased olnud Hamasi peamised toetajad, Hamasi patroonid. Kõik Hamasi ärilised huvid käivad läbi Istanbuli. Selle on tuvastanud mitte mina ega FTD, vaid New York Times tead raportis, mis ilmus vahetult pärast 7. oktoobri sõda. Nad on olnud Talibani ja Al-Qaida toetajad. ISIS. Nad pesid aastatel 2012-2015 Iraani Islaamivabariigi jaoks $20 miljardit. Teisisõnu, kui sa praegu kogu piirkonda vaatad, näed, et türklased on seotud paljude halbade asjadega.
kui nad ei oleks NATO liitlane, võiks neid sama lihtsalt nimetada ka terrorismi toetavaks riigiks. Ma usun, et nad vastavad sellele kriteeriumile isegi. Sellest hoolimata. Täpselt, ma ei ole kunagi varem midagi sellist näinud, kus ühelt poolt ollakse NATO liige, aga teisalt kvalifitseerutakse ka terrorismi toetavaks riigiks. Katarlased on ilmselt ainus teine riik, kelle kohta võiks öelda, et nad sobivad selle kirjeldusega. Muidugi, katarlased ei ole NATO liikmed. Nad on peamised NATO välised liitlased. Aga igal juhul saad aru, mis siin toimub. Need mehed suudavad kuidagi olla nii süütajad kui ka tuletõrjujad. Nii katarlased kui ka türklased. Ja nad juhtuvad olema liitlased, väga lähedased liitlased oma püüdluses kujundada moslemi vennaskonna juhitud Lähis-Ida. Neil on islamistlik maailmavaade, mida nad sooviksid peale suruda. Nüüd on küsimus. Miks on neil Trumpi administratsioonis endiselt mingisugune mõju? Ja siin on... See ongi minu küsimus. Jah, ma lihtsalt ei oska seda teisiti seletada, kui öelda, et jah, Türgil on NATOs suuruselt teine armee. Ja nad jätkavad koostööd Ameerika Ühendriikidega mitmetes küsimustes, mida võiksime nimetada ühisteks huvideks. Aga neid ei saa usaldada. Nad ei ole abivalmis liitlane, mitte siis, kui nad õhutavad seda sõda ja muudavad olukorra hullemaks. Ma mõtlen, alles hiljuti käisid Hamasi ametnikud Ankaras ja kohtusid Türgi tippametnikega. Ja see ei olnud selleks, et türklased üritaksid veenda Hamasi alla andma. See käis selle kohta, et kuule, mis on teie plaan Gaza sektori tagasivallutamiseks ja kuidas me saame Iisraeli õõnestada? Kuidas me õõnestame Ameerika juhitud liitlasstruktuuri Lähis-Idas? Sellest nad siin räägivadki. Ja ometi Donald Trump leiab ikka aega, et Erdoganiga vestelda ja teda sellega austada. Muide, see on isegi huvitav, sest Erdogan ei räägi peaaegu üldse inglise keelt. Ma olen üsna kindel, et ta ei suuda 5 või 6 sõna inglise keeles järjest öelda ilma abita. Nii et ma ei tea, milline see suhe välja näeb. Jah, ta on suutnud olla erinevatel aegadel mitme Ameerika presidendi parim sõber. Obama oli perioodil, kus ta oli Erdogani väga lähedane. See oli natuke arusaadavam. Jah, aga siis see kõik Lagunes Gezi-pargi protestidega 2016 aastal. Tead, Erdogan näitas tegelikult, et ta ongi selline jõhkard, nagu ta on, surudes maha rahumeelseid protestijaid. Ja Obama lõi käega ja ütles, et ma ei tee seda enam. See on mees, kellega ma enam koostööd teha ei saa. Ma mõtlen siin, millal Trump selle murdepunktini jõuab. Ja ma pean ütlema, et mind häirib praegu kõige rohkem see, et USA suursaadik Türgis, Tom Barak, tundub olevat see mees, kes lihtsalt edendab lihtsalt Türgi huve. Ja ta teeb seda, ma arvan, sageli Ameerika huvide arvelt. Ja Trumpile näib see praegu sobivat. Tead, Trumpi Lähis-Ida välispoliitikas on palju asju hästi läinud, aga on olnud ka mõningaid asju, mis on olnud natuke kahtlased. See võib olla neist poliitikatest kõige kahtlasem. Mis selle taga on? Mis on meie suursaadikul kana kitkuda? Miks on nii, tead? Mis temaga lahti on? Ja mis see tehing tegelikult on, tead, sest see president ajab asju tehingupõhiselt ja see ei ole tingimata midagi halba, selline see maailm ongi. Aga mis on Türgi mõjuvõim Ameerika Ühendriikide üle, et nad saavad seda teha? Peale selle, et nad on NATO liikmed, aga see president ei hooli eriti NATOst ja tegelikult ma väidaksin, et Türgi kohalolek NATOs on hea argument NATO vastu. Ma ütleksin seda, ma väidaksin seda. Ma mõtlen kogu selle jutu juures, et meie Euroopa liitlased ei kuluta piisavalt, pean ma ütlema. Türgi osalemine NATOs on ilmselt suurim probleem alliansis. See on anakronism. Sellel oli külma sõja ajal mõte. Praegu sellel mõtet ei ole. See on õige. Ja muide, isegi kui türklased on olnud ukrainlastele abiks, nad on samuti pesnud raha Vene oligarhide jaoks. Ma mõtlen jälle, süütaja ja tuletõrjuja ja ometi oleme sellega rahul. Ja vaata, ilmselt kõige räigem asi, mida me Türgi puhul oleme näinud, oli nende S-400 süsteemi soetamine mõned aastad tagasi. See on Venemaal toodetud kaitsesüsteem. See tõi Türgile koha meie nimekirjas riikidest, kellel keelati juurdepääs F-35-le. Me jätsime nad F-35 programmist välja selle tõttu. Nad ei ole siiani sellest Venemaa S-400 süsteemist loobunud. Ja ometi räägib Trumpi administratsioon kuidagi sellest, et lubada nad uuesti klubisse tagasi. See kõik ei ole minu jaoks üldse loogiline. Ja ma arvan, et sul on õigus, mis on see tehing, ma ei tea.
Tom Barak paistab aga teadvat. Ja ma arvan, et see on just selline asi, mille kohta kongressi liikmed oleksid ilmselt targad küsida. Kui keegi suudab täitevvõimu ja Tom Baraki tegevusele piiri panna, siis on see kongress. Ma tõesti arvan, et on kongressi liikmeid, keda see väga huvitab. Pean silmas senatoreid Rishi, Langfordi ja Cottonit. Ma mõtlen, et on olemas tuumikgrupp inimesi, kes on juba häält tõstnud selle üle, et F-35 võib minna Türki ja et neid võidakse taas klubisse lubada. Need senatorid peaksid rohkem küsimusi esitama ja ma tõesti loodan, et nad seda ka teevad. jah, nüüd rääkides Türgist ja Katarist, kuidas nad mõjutavad järgmisi samme Süürias? Me juba viitasime sellele, et sa mainisid Assadi režiimi kokkuvarisemist ja selle asendamist. Kuidas sa näed uut islamistlikku režiimi seal, mis võitis kodusõja ja mida Trump näib pidavat potentsiaalseks tugipunktiks lääne jaoks? Kas see on hullumeelne? Või ta lihtsalt proovib? Tead küll, kas see on lihtsalt katseballoon? Vaata, see on hullumeelne ja see on katsebaloon. Ja see on, ma arvan, võib öelda, et see on risk, mida tasub võtta. Ebastabiilsus Süürias oli kogu piirkonnale koormaks ja see kujutas Euroopale ohtu rände mõttes. See oli ohuks Iisraelile, kuna Iraani toetatud džihadistlik tegevus oli probleemiks. Ebastabiilsust oli tunda kogu piirkonnas, see kajas igal pool vastu. Ja isegi kui piirkond taastus Araabia kevadest, nägid sa ikkagi selle järelmõjusid sellistes kohtades nagu Liibüa, mis asub meie põhihuvide piirkonnast kaugemal. Ja siis sellistes kohtades nagu Süüria ja Jeemen, mis on võib-olla natuke kodule lähemal. Tead, ma mäletan, kui süürlased käisid siit varsti pärast Assadi kukkumist läbi, nad palusid täielikku sanktsioonide leevendamist. Ja tead, me vestlesime nendega ning nad küsisid, kas FTD toetaks sellist asja. Ja minu vastus oli kindlasti mitte. Et me peame nägema, mis sellest endisest Al-Qaeda juhist saab, eks Muhammad al-Jolani, kes nimetab end nüüd Ahmed al-Sharaks. Aga see oli mees, keda ei saanud usaldada. See on mees, kelle käed olid aastaid verised ja kes oli nii Al-Qaeda kui ka Islamiriigi partner. Väga problemaatiline, eks? Nüüd ta ütleb, et on pragmaatik, aga lubage mulle öelda, et türklased, kellest me just rääkisime ja nad on džihadistide toetajad kogu Lähis-Idas, nemad on Süüria režiimi peamised toetajad. Nad sisuliselt omavad ja kontrollivad Süüria režiimi. Ja mis teeb selle minu jaoks veelgi muret tekitavamaks, on see, et me näeme tohutut Süüria sõjaväe ülesehitamist. Ja rääkides sõpradega Iisraelis, on nad mulle väga selgelt öelnud, et Süüria sõjavägi on nüüd maailma kõige kiiremini kasvav sõjavägi. Tänu Türgile ja Venemaale. Kui sa ütled mulle, et see viitab stabiilsusele, siis ma ütlen sulle, et sa oled hulluks läinud. Õige. Võib-olla on see sõjavägi lihtsalt selleks, et end kaitsta vaenulike osapoolte eest ohtlikus piirkonnas. Riigis, kus kodusõda on endiselt käimas, tead, see on nagu läbi, aga tegelikult ei ole see päriselt läbi. See ei ole täielikult lahendatud. Ei ole. Tead, ma mõtlen võimu koondamine, legitiimse võimu koondamine üle kogu riigi on veel, ma arvan, otsustamata. Ja lisaks sellele on sõjavägi ise täidetud endiste džihadistidega. Pead meeles pidama, see oli kodusõja ajal. Jolani fraktsioonid olid džihadistid. Nii et nüüd on sul džihadistlik armee, mis seisab türklaste toodetud lääne relvasüsteemide ulatusliku koondamise eesotsas, kellel endal on mitme miljardi dollari suurune kaitsetööstus ja nad teenivad sellest palju. Nii et praegu on uue Süüria puhul palju, mille pärast muretseda. Ma ütleksin, et on veel üks asi, kui me räägime türklastest ja nende võimalikust kasvavast võimust. Nii et neil on selline mõju Süüria üle. Neil on samuti mõju Gazas tänu oma sidemetele Hamasega. Neil on oluline baas Kataris. Nad võitlevad aeg-ajalt kurdidega Põhja-Iraagis, nii et neil on seal kohalolek. Neil on näiteks erasõjafirmad, kes loovad relvarühmitusi Aafrika sarvel. Neil on märkimisväärne mõju Liibüas ja neil on F-16 hävitajad paigutatud okupeeritud Põhja-Küprosele ning neil on sõjalaevad, mis ahistavad kreeklasi Küprose vetes. See kõik toimub kogu Ida-Vahemerel. See on suur kohalolek.
ja see kohalolek muutub praegu veelgi suuremaks tänu uuele liitlassuhete struktuurile, mis on kujunemas. See on midagi, mida tasub jälgida. Lähis-Idast kutsutakse seda stepiks. Step: Saudi Arabia, Türgi, Egiptus, Pakistan. See on sunniitlik vastus India Lähis-Ida energiakoridorile. Teisisõnu, see pidi olema või võib-olla ongi veel, India. Araabia Ühendemiraadid, Iisrael, Kreeka ja Küpros, need kõik on Ameerika liitlased, kes pole eriti seotud Lähis-Ida sektantlike võitlustega. Step-liit, see Türgi liit Egiptuse ja Pakistaniga, tugevalt sunniitlikult mõjutatud ideoloogiline, mille eesmärk on omamoodi piirkond uuesti vallutada. Ja me jälgime seda praegu väga hoolikalt. Kui Stepil õnnestub, oleks see minu arvates suur tagasiminek USA juhitud piirkondlikust korrast. Ja see oleks tõesti see vaakum, mille Islamivabariik on jätnud ja mille täidavad valed osapooled. Seega tasub seda jälgida. Ja ma ei usu, et see on kellegi radaril, sest tõesti, teate küll, meie uudiste kajastus on katkematu. Mis saab edasi Iraaniga? Mina mõtlen 2 või 3 sammu sellest kaugemale ja ma näen mõningaid üsna ohtlikke asju. See viib mind küsima veel ühe olulise Lähis-Ida riigi kohta, mida sa hästi tunned, ja see on Egiptus. Vahepeal tundus, et Egiptus oli Iisraeli partner islamistlike jõudude nagu Hamas ja selle moslemi vennaskonna liitlased vastu, keda Sisi režiim peab surmavaiks vaenlasteks. Aga kas Ameerika Ühendriigid või Iisrael saavad tõesti edaspidi Kairole loota? Ei, ma arvan, et vastus on lihtne. Kindlasti mitte. Vähemalt mitte praegusel kujul. Ma mõtlen, oli aeg, ma arvan, kui me nägime Abdel Fattah el-Sisit, Egiptuse presidenti, kui tugevat moslemi vennaskonna ja islamistide vastast tegelast, kes oli täielikult kooskõlas Trumpi administratsiooniga. Sa võid mäletada seda kuulsat pilti, kus Sisi, MBS ja Trump hoiavad seda kuldset kera Saudi Araabias. Ja oli selline tunne, et nad võitlevad islamistide vastu. Nad võitlesid radikalismi vastu piirkonnas ja tundus, et olime teel normaliseerumise poole. Pärast 7. oktoobri sõdade puhkemist oleme tegelikult näinud, et egiptlased esiteks olid suures osas vastutavad tunnelite eest, mille kaudu toodi Gazasse mõned kõige hullemad relvad. Nad olid tõenäoliselt ka võitlejate Iraani ja Türki väljaõppele mineku vahendajad, et sõjaks valmistuda. Kõigi allikate järgi kuuleme, et neil on Siinai poolsaarel palju rohkem relvastust, kui vaja oleks. Ja see kujutaks endast potentsiaalset ohtu iisraellastele. Nende retoorika Iisraeli suhtes on olnud lausa vaenulik. Nad treenivad nüüd türklastega. Nad lõpetasid just sõjalise õppuse koos türklastega. Türklased olid kunagi nende vaenlased, islamistliku moslemi vennaskonna toetajad ja nüüd teevad nad koostööd. Need tüübid on lihtsalt üks suur küsimärk. Pean ütlema, et praegu pole Kairo olukorras kerge olla. Houtide rünnakute tõttu suletud Punane meri on avaldanud Suessi kanalile täielikult halvavat mõju. See on neile haiget teinud. Rahaliselt on see olnud karm ja ma arvan, et nad kannatavad endiselt turismi puudumise tõttu. Inimesed ei taha enam Egiptusesse minna. Inimesed peavad seda omamoodi läbikukkunud riigiks ja turism moodustas varem suure osa nende SKP-st. Aga nad ei suuda aru saada, millises liidus nad on. Kas nad on Stepis? Kas nad on Iisraeliga sõlmitud Camp Davidi kokkulepete osalised? Kas nad on endiselt liidus Ameerika Ühendriikidega? Tundub, et nad teevad samal ajal koostööd venelastega. Ma arvan, hiinlased ahvatlevad neid. Vaata, see riik on majanduslikult täielik läbikukkunud juhtum. Ja juhiga, kes minu arvates praegu õlekõrtest kinni haarab, püüdes leida viisi, kuidas Egiptus välja tõmmata mudast ja tagasi peavoolu viia. Ma ei ole kindel, et tema on õige mees seda tegema. Ta näeb välja natuke nagu, tead küll, praegu tundub olukord ohtlik. Ja ma kardan, et egiptlased võivad kalduda nende äärmuslike sunniitide poole, kellest me rääkisime, või lihtsalt jääda neutraalseks, kus nad ei ole enam usaldusväärsed liitlased Ameerika Ühendriikidele, rääkimata Iisraelist. Õige. Järgmisena räägime teisest ja võib-olla kõige olulisemast osapoolest. Saudi Araabiast. Valitsus on nõustunud kokkuleppega anda neile tuumaprogrammi alustamise võimalus,
kuid president tõmbus tagasi, sidudes selle nende liitumisega Abrahami kokkulepetega. Mis tegelikult praegu Washingtoni ja Riyadi vahel toimub? Isiklikult olen ma skeptiline. Ma olen alati olnud skeptiline, et Saudi araablased kunagi Iisraeli ametlikult tunnustaksid, isegi Iisraeli ja Saudi araablaste vahelise romantika kõrghetkel, tead küll, kulisside taga. Kas sa arvad, et on mingeid tingimusi, mille korral see võiks tegelikult juhtuda, et nad normaliseerivad suhted Iisraeliga mingi vastutehingu osana või mõnel muul põhjusel? Või sõltub see kõik tõesti ainult sellest, kas Iraani oht suudetakse kontrolli alla saada? Ma arvan, et selle sõja võitmine aitaks saudidel jõuda sinna, kuhu neil vaja on. Miski ei veena neid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga liidu olulisuses rohkem kui Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli võit, kui nad alistavad Islami Vabariigi ja kõrvaldavad ohu, millega saudid on aastakümneid pidanud tegelema. Jah, aga kas ma võin vahele segada, kas ei oleks nii, et kui eeldada, et Iraani oht saaks lõpuks kõrvaldatud? Kas see ei kõrvalda siis tegelikult ka üht nende motiivi, et teha see viimane samm Iisraeliga? Jah, ma arvan, et see on õiglane tähelepanek ja see tõstatab küsimuse, mida normaliseerimine Saudi Araabiale tooks, sest nad on püüdnud naftast loobuda. Neil on see, mida nad nimetavad visioon 2030 ja see on katse muutuda teadmiste põhisemaks majanduseks ning kujundada tootlikum elanikkond. See ei ole hästi läinud. Aga nutika tehnoloogia omandamine selliselt riigilt nagu Iisrael võiks aidata seda kõike edendada, eks? Tead, tehisintellekti tulek ja tehnoloogia kasutamine, mida liitlasriigid saavad arendada, et tuua Saudi Araabia 21. sajandisse, on oluline. Ma lihtsalt mainiksin, et olen käinud Saudi Araabias, ma ei tea, 6 või 7 korda viimase 10 aasta jooksul. On olnud huvitav näha seal toimuvaid muutusi. See on riik, mis moderniseerub. Ükskõik, mida sa tahad öelda selle poliitiliste ambitsioonide või suuna kohta, kuhu see liigub, on see riik kindlalt astunud sellesse sajandisse. Ja see ei olnud lihtne ettevõtmine. See on Mohammed bin Salmani projekt, mis on kestnud alates 2017. aastast. Ma arvan, et ta on viimastel aastatel riigi moderniseerimise osas veidi toppama jäänud. Mõnede nende megaprojektide visioon 2030 on kindlasti takerdanud. Selles pole kahtlustki. Aga normaliseerimine, ma mõtlen, see on huvitav. Olen näinud iisraellasi Saudi Araabias, 2 kodakondsusega inimesi. Neil on 2 passi. Nad tulevad sisse teise passiga ja neid võetakse vastu. Ja tead, nagu ma alati inimestele ütlen, normaliseerimine on protsess, see ei ole sündmus. Ja ma arvan, et me ootame seda sündmust. Me ootame Valge Maja käepigistust. Protsess on juba ammu käimas. Nad ajavad neid asju juba laual. Küsimus on lihtsalt selles, kas nad teevad seda avalikult või mitte. Nii et ma ei näe seda tegelikult sellise mustvalgena. Ma näen, et nad on juba sellel teel. Ja ma arvan, et nad mõistavad eeliseid. Nüüd, siin on üks konks. Ma mainisin IMEC-i ja ma mainisin STEP-i. Saudi Araabia on mõlema ristumiskohas. Teisisõnu, kui Saudi Araabia liitub IMEC-iga, ma arvan, et USA juhitud piirkondlik kord saab kinnistatud. Saudi Araabia osalemine selles on ülioluline. Neil on ressursid, neil on energia ja nad oleksid Ameerika-meelne jõud, mis ühendab teisi Araabia riike, kes võiksid potentsiaalselt Iisraeliga suhteid normaliseerida. Ja siis võiks tõesti näha kogu piirkonna õitsengut. Ja siis on veel ka STEP-eks, see liit, mida ma mainisin koos Türgi, Egiptuse ja Pakistaniga. Inimesed panevad juba Saudi Araabia sinna. Nemad ongi STEP-isse S. Ja nemad, ma arvan, on tõenäoliselt... Ma mõtlen, neid ahvatleb see liidu struktuur. Ma arvan, et nad saavad tõenäoliselt aru, et selle liitumine ei oleks ilmselt 100% nende huvides. Ja näiteks Ameerika Ühendriigid ja Kreeka, nad püüavad aktiivselt Saudi Araabiat enda poole võita. Nad üritavad neid tagasi IMEC-i meelitada. Kreeklased, võib-olla olete näinud, alles paar päeva tagasi tulistasid nad Saudi Araabia kohal alla hulda ballistilisi rakette. Lisaks pakutakse Ameerika Ühendriikide tsiviiltuuma toetust. See on samuti osa sellest. On käimas aktiivne pingutus, et tuua Saudi Araabia 2 vahelolekust välja ja liita nad selle liiduga. Ma näen, et surve nende kaasamiseks aina kasvab. Nad näivad endiselt 2 vahel olevat ja ma loodan, et nad teevad peagi otsuse. Jah, tegelikult mängivad selles ilmselgelt tohutut rolli majanduslikud ja poliitilised tegurid.
aga Saudi Araabia režiimi tuumaks on selle seotus teatud islamivooluga. Nii nad tulidki võimule üle 100 tagasi. Ja nende staatus islami pühapaikade kaitsjatena. Kas see pole lõpuks peamine tegur, mis takistab neil IMEC-iga liitumist ja selle teise liidu osaks saamist? Ja samuti on see takistuseks kunagi ametliku suhte loomisele Iisraeliga. Ma mõtlen, et see on huvitav küsimus, mille sa esitad, sest MBS on paljud vahabitid kõrvale tõrjunud. Tead, paljud vaimulikud ja need, keda tunti kui mutawa ehk siis usupolitsei, nad on kõik tänapäeva Saudi Araabias kõrvale tõrjutud. Viimased 10 aastat pole olnud selle riigi äärmuslastele soodsad. Ja tead, praegu pean ma tegelikult ütlema, et jah, Iisraeli sõda ja need pildid, mis televisioonis Gazas toimuvast kannatusest näidatakse, ma arvan küll, et sellel on mingil määral mõju sellele, kuidas tavaline Saudi Araabia elanik sellest kõigest mõelda võib. Aga kui me räägime tavalisest Saudi Araabia elanikust, siis kas me räägime sellest suurest perekonnast? Tead, sest režiim on ju ka omamoodi pereäri. Jah, nad on. Või räägime me näiteks tavalisest Saudist tänaval? Ma arvan, et see on Muhammed. Aga täpselt, õige. Aga tead, mida ma arvan? Ma arvan, et me kõik peame siin aru saama, see on diktatuur ja neid ei huvita tegelikult, mida Muhammed või tavaline Saudi tänaval ütlevad, eks. Nad ongi sellised, et hei, see on see, mida me teeme ja me läheme ning teeme seda. Nii et see ei ole tegelikult seotud, ma ei usu, et see on seotud avaliku arvamusega. Kui sa praegu minult küsid, siis ma arvan, et üks suurimaid väljakutseid, mis Saudidel on, neil on väga keeruline liit Araabia Ühendemiraatidega. Ja sa võid olla kuulnud, et Araabia Ühendemiraadid ja Saudid on viimase aasta jooksul olnud omavahel tülis. On tekkinud lõhe. Asi oli selles, et MBS ja MBZ, Araabia Ühendemiraatide juht, olid mingil hetkel väga vennalikud või nagu sugulased või kuidas iganes sa seda nimetada tahad, aga neil oli lähedane suhe. Nüüd näevad nad end teineteise konkurentidena. Ja seega, kui emiraadid on Iisraeliga Abrahami kokkulepetega ühinenud, Saudid ei pruugi sama teed minna tahta. Ja kui emiraadid on osa IMEC-ist, siis ei pruugi ka Saudid sama teed minna tahta. On olemas selline eristumise tunne, et nad tahavad ise oma teed valida. Ja taas kord näevad nad end sunniitlike jõududena. Ja võib-olla Pakistan, kes pakub neile tuumakaitset, ning Türgi, millel on NATOs suuruselt teine armee. Et see võib olla see kaitsevari, mis sobib paremini Saudi Araabia areneva identiteediga piirkonnas. Ma arvan siiski, et neil on parem olla Ameerika kaitse all. Ma usun, et meie relvasüsteemid saavad olema palju paremad kui need, mida pakistanlased või türklased suudavad pakkuda. Ja ma pean teile ütlema, et kõik teised riigid, need 3 riiki stepis, nad on täielikus segaduses. Ma mõtlen, türklased on majanduslikult katastroofis ja nende valitsus laguneb, eks. Praegu on seal ühe mehe võim. Sul on egiptlased, see uskumatult populistlik riik, mis on praegu vaesusest räsitud. Ja sul on pakistanlased, kes kuidagi roomasid pärast aastate pikkust isolatsiooni kivialusest välja. Ja neil on Trumpi administratsioonile teatav mõju. Aga nad on, ma mõtlen täpsuse poolest, tuumarelvaga, aga nad kuuluvad põhimõtteliselt hiinlastele. Ma mõtlen, see võlasumma, mida hiinlased nende suhtes omavad, on hämmastav. Nii et ma ei usu, et ükski neist riikidest teenib Saudi Araabia huve nii hästi, kui nad loodavad. Aga ometi mängivad nad endiselt selle liidu struktuuri mõttega, sest nad ei tunne end täielikult mugavalt liikudes Ameerika Ühendriikide, Iisraeli normaliseerumise Lääne-Euroopa suunas. See pole lihtsalt nende tavapärane keskkond ja me jälgime neid, kuidas nad kaaluvad oma võimalusi reaalajas. Samal ajal püüavad nad ka ära hoida veelgi katastroofilisemat sõda, paludes Donald Trumpil mitte rünnata Iraani. Ma mõtlen, nad tõesti tunduvad nagu teismelised, kes praegu püüavad end leida. Ja Nad ei tea, mida nad tahavad. Selgelt. Nüüd viimasena tahan küsida 2 suure demokraatia, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli liidu tuleviku kohta. Tundub, et demokraatlik partei on teel, kus neist saab Iisraeli vastane partei, samal ajal kui Vabariiklik partei on endiselt valdavalt Iisraeli pooldaja. Kuid kui seda hakkab 2028 aastal juhtima asepresident Vance, võib seegi muutuda. Kas olete selle tuleviku suhtes optimistlik või pessimistlik?
teate ju kui selle juhina. Teate, kui keegi demokraatiate kaitsefondist, kas olete nende 2 demokraatia liidu suhtes optimistlik või pessimistlik? Vaadake, ma olen alati Ameerika Ühendriikide suhtes optimistlik ja olen alati optimistlik ka Iisraeli suhtes. Ma ei ole praegu tingimata optimistlik meie võime suhtes üksteist mõista. Arvestades poliitilist juhtimist, mida me mõlemas riigis näeme. Ma mõtlen, et me oleme jõudnud omamoodi kriisipunkti, mida peame siin tunnistama. Esiteks on meil kindlasti kriis demokraatlikus parteis, DSAs, Squadis, need on radikaalid. Need on inimesed, kes ei pea silmas Ameerika Ühendriikide parimaid huve. Ja ma arvan, et nad püüavad meie eluviisi hävitada. Ja kindlasti püüavad nad lõhkuda liite, nagu see, mis meil on Iisraeliga. Teil on vabariikliku partei Tucker Carlsoni tiib, mis on, ma ütleksin, mitte vähem radikaalne, mitte vähem häiriv. Ja ma ei tea täpselt, kui suurt osa vabariiklikust parteist see esindab. Jah, erinevus on selles, tead. Erinevus seisneb selles ja ma olen palju lugenud mõlemast ohust, nagu sa tead. Mõnikord nende vahel üle päeva pendeldades. Aga tõde on see, tead, Tucker Carlsoni tiib vabariiklikus parteis pole ühtegi valimist võitnud. Samas, kui tead, radikaalsed demokraadid võidavad neid kõikjal. Ma mõtlen, me räägime päev enne Michigani senati eelvalimisi, kus neil võib olla tõeline märgiline võit. Tucker, ainus kord, kui Tuckeri tiib parteis proovile pandi. Lõppes see, tead, Thomas Massi täieliku kaotusega. Nii et seal on vahe sees. Jah, ma arvan, et ainus asi, mida ma ütleksin, on see, et nad pole veel võitnud. Jah, sul on õigus, nad kindlasti võidavad. See on õiglane. Iisrael, sul on juhtkond, kes, see on olnud olemas juba pikka aega. See on olnud olemas, tead, juba 2 aastakümmet. Ja ma tõesti arvan, et mingil hetkel ilmselt rohkem 3 korda. Ja nii et, tead, mõlemas riigis on omamoodi väsimus ja olukord, kus on rohkem segadust ja mitte palju selgust, aga me töötame selle nimel ja mul on tuleviku suhtes usku. Hästi, see on hea koht, kus lõpetada. Jonathan, aitäh, et täna meiega liitusid. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad sinu tegemistel silma peal hoida ja FTD kohta rohkem teada saada? Saad minna lehele ftd.org või otsida meid @ftd ning meid leiab ka Instagramist, Twitterist, Facebookist ja kõigist nendest kohtadest. Mind saab jälgida X-is nime all JJ Shanser või Instagramis kui jonathan.shanser. Ootame teie huvi ja jälgimist. Aitäh teile! Samuti tahame tänada meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Turpini Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kus te oma podcast'e kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnest neist kanalitest või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X-is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun pange JNS-ile like ja või tellige JNS. Klõpsake kellukesele, et saada teavitusi ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ja andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, jätkake lugemist ja iseseisvat mõtlemist. Kohtume taas järgmisel nädalal.